Tere, mina olen Nele Kullarkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala kõmulisemad uudisteemad. Seekordses saates räägime inimeste toimetulekust, poliitikast ning alaealiste kuritegevusest. Alustame aga Tallinna võimukõnelustega, kus erakond Isamaa otsustas viimaks ühte heita Keskerakonnaga. Otsus, mis loomulikult on tekitanud pahameelt oponentides, aga ka Isamaa endi ridades. Milline on tänane seis ning kuidas suhtub partei ise neile osaks langenud kriitikale? Seda küsime tänaselt esimeselt saatekülaliselt, kelleks on erakond Isamaa esimees Urmas Reinsalu. Tervist! No tere hommikust! No ma esitan teile 10 kas-küsimust ja ootan siis konkreetseid ja ma loodan, et ausaid vastuseid. No aga teeme katset. Kas Keskerakonnaga Tallinnas võimukõneluste pidamine toob Isamaasse kodusõja? Ei, kindlasti mitte. See ei olnud lihtne otsus meile. Tegelikkuses ikkagi väga põhjalikult analüüsisime seda ja ma arvan, et me esitasime ühiskonnale ka ma loodan aru saada oma mõttekäigu, et praegu linn vajab töövõimelist linnavalitsust ja paraku ka varasemat, ka nii-öelda nende eelläbirääkimiste käigus me jõudsime järeldusele, et see 4. koalitsioon on veel ebastabiilsem oma töövõime osas, kui oli eelmise aasta suvel Reformierakonna vedamisel lagunenud varasem nelikliit, millesse Isamaa heauskselt panustas. Ja mulle väga paljud inimesed kirjutavad ka. Ma tulin täna hommikul Torupilli Selveri eest, tuli mulle näiteks Tõnu Kark vastu, näitleja. Ja ma küsisin temalt, kas tema jaoks see mõttekäik oli arusaadav, miks Isamaa seda tegi ja ta ütles elukogenud mehena jah, et see tundus tema jaoks arusaadav. Kas Isamaa eestvedamisel eelmisel aastal Tallinnas võimult tõugatud Keskerakond on täna kuidagi erinev sellest, millele te aastaid vastu seisite? Ega me oleme erinevad erakonnad ja me oleme seda ka selles ühisavalduses koalitsiooni läbirääkimiste alustamiseks nentisime, et meil on rida väga põhimõttelisi poliitilisi erinevaid arusaami, mis puudutab ülemaalist poliitikat. Aga me alustasime neid koalitsiooni läbirääkimisi eelduses, et konkreetselt Tallinna munitsipaaltasemel on meil eeldatavalt võimalik leida pingutuse tulemusena ühisosa. Muidugi, ma saan aru, et paljudel inimestel on küsimus, mis puudutab sellest, kas eestikeelse haridusega jätkatakse. See on meie jaoks eeldus, nii nagu ma eelläbirääkimistel fikseerisime ära. Loomulikult on meie jaoks oluline, et linna juhitakse läbipaistvalt, ausalt, see on kahtlemata pingutus, mida me peame suutma tagada ja enesest mõistetavalt ka ei saa nii-öelda väärtusloogikas ka linna juhtimise juures lati alt läbi joosta. Et me ei lähe sinna koalitsiooni iga hinna eest, aga me oleme neid läbirääkimisi alustanud heauskselt ja me peame saama aru, et Eesti ühiskond ootab muutust. Ja see muutus on tegelikkuses kõige esimene koht on väljumine usalduskriisist. Me näeme praegu riigi juhtimise tasemel peaminister Michali kehastatavat poliitilist riigi juhtimise agooniat. Ja ma arvan, et meie vastus sellele peab olema kõigis omavalitsustes. Tegelikult võime pingutada selle nimel, et seda usaldust tasuda taastama, viia Eesti majandus kasvule ja taastada inimestes see positiivne tulevikuvaade, taastada optimism. Ja erinevates omavalitsustes Isamaa moodustab erinevad koalitsioone, sealhulgas ka tänase võimupartei Reformierakonnaga. Ma tuletan meelde, et näiteks peaminister Michal ise oli selle aasta suvel. Kas Kriihal on kriitiline Michal? Kriihal, nii-öelda lapsuslingua. Aga oli vägagi intensiivselt kuluaarides tegeles Keskerakonna koalitsiooni moodustamisega enne valimisi ja ta nüüd püüab sest distantseeruda. Aga teate, ma ütlen, et minul on ka inimesed, kes on Michaliga sellel teema või kes teavad, mismoodi need asjad oli, on andnud oma sõnumi ja peaminister arvestagu, et mina tean, mida ta juunis rääkis. Me kohe jõuame Michali teemani ka, aga ma küsin siin ette ära, et erakond Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman ütles, et tegelikult see, mida tehakse Tallinnas, et mida inimesed ootavad, on erinevate kommunaalteenuste, ütleme siis hästi jooksmine, et kui palju tegelikult sellist suurt poliitikat üldsegi omavalitsustes tehakse? Ma usun, et see on selles mõttes õige, relevantne, et inimesed ju tegelikkuses tahavad
veidikene toimetulekuks kindlust täiendavat, sest on majanduslikult raske, inimeste ostujõud on sellel aastal langenud valitsuse inflatsioonilise maksupoliitika tõttu. Inimesed tahavad, et hariduse, sotsiaalvaldkonna teenused oleks tagatud, aga ma usun, et meil on ka laiem ambitsioon siiski ja see ambitsioon on, et Tallinna majanduskasvu potentsiaali tugevamalt ära kasutada. Tallinna potentsiaal on pool Eesti SKP-st, et anda investorite, ettevõtjatele dialoogis ka niisugust täiendavat kindlustunnet ja valmidust paigutada raha, luua uusi töökohti, inimestele sissetulekuid kasvatada. Ja loomulikult ma usun laiema strateegilises vaates, et praeguses niisuguses valitsuse läbikukkunud poliitika võtmes on ka Tallinn peaks kindlasti pakkuma vastukaalu valitsuse poliitikale. Kas oponentide kriitika Isamaale Keskerakonnaga võiduliidu loomise pärast või võimuliidu loomise pärast on kantud kadedusest ja võimuihast või on sel ka sisulist alust? Ma saan inimlikult aru. Ega tegelikkuses me 2 nädala arutamisega küllap neil olid oma lootused ja inimlikult ma ei heida ühelegi. Ma arvan, et inimesed, kui nad väljendavad ausalt emotsiooni, siis on aru saada. Aga sellise tähendab nii-öelda väärtusretoorika kõrgstiili, selle ma lükkan tagasi ja see on minu jaoks koomiline. Michal, kes ise Reformierakond organiseeris selle aasta suvel Keskerakonna võimule tulekut Tallinnas ja tegi seda lihtsalt käpardliku ja läbikukkunud katsena. Härra Ossinovski, vabandust, ise oli veel möödunud aastal Keskerakonnaga koos vägagi tõhusalt opereeris Tallinnas. Tal, ma arvan, on ka seda kõrgstiilis retoorika mõjub lihtsalt koomilisele. Nii et võib-olla kõige ratsionaalsem oligi, ma vaatasin parempoolste juht Lavly Perling, kes ütles, et küsimus ei ole mingisuguses siin tohutus väärtusvalikus või selles, kas linna juhitakse parem või vasakpoolsemalt. Ja ma arvan, et niisugustest ratsionaalsetest valikutest, mis puudutab ka linna eelarvet, me alustasime oma konsultatsioone just nimelt eelarvepoliitilistest vaatest, mis on rahalised võimalused linnal, et nendes küsimustes tulebki langetada niisugune täiskasvanulik ja küps otsus. Ma arvan, et ka Eesti poliitikud peaksid praegu pingutama mitte sellise lõpmatu solvumis loogika peale või kaklusklubi peale. Inimesed ootavad tulemusi täna. Kas peaminister Kristen Michali verbaalsed rünnakud ning sekkumine Tallinna koalitsioonikõnelustesse on sobimatu? Mida ma ütlen nüüd inimlikult? Ega tal kerge ei ole. Ma saan aru, et tegelikult niisugust paanika-momenti praegu, aga ma arvan, et peaminister peaks ennast kokku võtma. Jah, pärast valimisi ma andsin talle nõu ja see oli nõu lähtus just nimelt Eesti riigi pikemast vaatest, et pangu amet maha. Et tegelikkuses Eesti ühiskond, Eesti inimesed valimistel, meil peab olema ka teatud poliitiline üldistusjõud nende valimistulemuste tõlgendamiseks. Ja ma arvan, et see oli inimeste umbusaldus ka peaminister Michali veetavale Reformierakonna hegemoonse valitsuse poliitikale täna riigis. Ning mis me kuulsime? Peaministri vastus oli, minu jaoks oli üleolev. Ta ütles, et tema vastutus seisneb selles, et kõik läheb samamoodi edasi riigis. Ehk tegelikult meid ootab ees kaotatud aasta. Teate, mulle üks inimene andis informatsiooni, et valitsuskabineti istungil nädal aega tagasi. Peaminister Michal ütles, et ta ei taha näha ühtegi poleemilist eelnõud enam valitsuskabinetis jõudmas parlamenti, mis võiks pälvida ühiskonnas kriitikat. Mis tähendab tegelikult seda, et see oli laiem signaal. Paneme riigi juhtimise pausile. Aga Eesti jaoks tähendab see kaotatud aastat, mida me tegelikkuses lubada ei saa. Kas Urmas Reinsalu sõna on sama aus nagu Venemaa valimised? Tsiteerides siinkohal siis peaminister Michali öeldut. Selline isiklikud solvangud, ma arvan, näitavad seda, et peaminister on risk praegu Eesti ühiskonnas, on nagu täiendav risk ühiskonnas. Ja see on tõsine probleem. Andrus Ansip ütles, et kui valitsuse toetus langeb teatud kriitilist piirist alla, see on ka julgeoleku risk lahtu kirjutatuna, sest see nii-öelda ei võimalda ka valitsusel ühiskonnas mingisugustki sisemise sidususe suurendamise võimet pakkuda. Valitsus, Kristen Michali poliitilises isikus, ainus millega ta praegu tegeleb, on Isamaa sõimamisega, karjad Stenbocki majast kostavad üle meie maa sotsiaalmeediast laekuvad ja olgugi, et ta ise on väljendanud, et linna asjadesse tema ei sekku eelmise aasta või selle aasta suvel kõrvetada saanud. See ainus asi, mis mulle näib, ta tegeleb hoopis Tallinna probleemidega, riigi peaminister. Selle asemel, et tegeleda, mul oli just kokkusaamine Rootsi peaministriga, me arutasime ETS2 süsteemi, need Euroopa kliima, rohepöörde probleeme ja ma vaatasin, et üllatusega, et Eesti valitsus on tegelikult
ka oma seisukohtades, mis varasemalt, nagu peaminister lubas, lati alt läbi jooksnud, et ETS2 süsteem, mis tähendab täiendavat sisulist mootorikütuste, diisli ja bensiini maksustamist, 28. aastast seisab see Eesti inimestele ees, mida prognoositavalt üle 100 miljoni euro, samas suurusjärgus kui automaks, võetakse täiendavalt siis mootorikütustelt ja muudelt elementidelt, mis ETS2 süsteemi. Need on praktiliselt küsimused sellest nädalast, mis on laual. Peaminister peaks keskenduma Eesti majanduse huvides, Eesti konkurentsi huvides, ka rahvusvaheliselt, ka Euroopa Liidu koostöös nendele eesmärkidele, mida ootavad ettevõtjad, ettevõtlusorganisatsioonid. Mul on nendega olnud täna sellel nädalal väga põhjalikud vestlused ja nad vaatavad nõutusega seda, mis toimub. Möödunud nädalal oli mul siin saates Riina Solman, kes ütles, et vahet ei ole, kumma koalitsiooni me valime, et kui Isamaa oleks nagu auto, siis küljepeeglid me enda reitingu suhtes sõidame maha nagunii. Et ma nüüd küsingi, et kas selleks, et minna Riigikogu valimistele tugevama reitinguga, oleks olnud Isamaal mõistlik jääda pealinnas opositsiooni? Ja ma vaatasin, mulle meeldis tegelikult Mart Laari see nii-öelda ka ettevaatusele kutsuv hoiak. Ma täiesti saan aru, ma rääkisin temaga ka Mart Laari niisugusest elukogenud vaatest ja kindlasti me peame kõiki neid aru saama, et selles inimestel on suur ootus ka selles, et see asi, see nii-öelda meie see samm, mida me astusime, et see tõhusalt toimib. Et siis vaatajad, kes pole lugenud seda Mart Laari arvamus, siis arvamus oli see, et soovitas jääda opositsiooni ja ütles, et kui te olete ka koalitsioonis, et saab raske olema see ühisosa leidmine. Aga see oli tegelikult, selles mõttes oli ühine arusaam, et see nelikliit ei ole töötav tegelikkuses. Aga mis oleks tähendanud opositsiooni jäämist? Opositsiooni jäämist tõenäoliselt oleks siis moodustanud keegi ju seda linna peab juhtima. Ütleme tegelikult, et järelikult oleks moodustanud Keskerakonna ja mingi muu partei osalusena kaksikliit ja ma arvan, et see poleks tegelikult seda potentsiaali võimaldanud, mis meil täna on, sest sotside ja Keskerakonna kaksikliidu senist nii edu kui seda, mida nad suutsid, mida nad suutmata jäid, me nägime juba ju 24. aasta kevadel, ka see osutus töövõimetuks, ka see koalitsioon ju reaalselt lagunes. Ma arvan, inimesed tahavad näha, et sellest nüüd poliitikud pingutavad selle nimel, et linna juhitakse sellise eeldusega, et niisugust kaklusklubi, nagu me nägime selle aasta suvel, et see jääb erandiks ka linna juhtimises. Kas on tõenäoline, et pärast kokkuleppe kohast 2 aastat Isamaa linnapea juhtimisel võib tekkida vastumeelsus see troon Keskerakonnale loovutada? Ei, ma arvan, et Isamaa ei reeda, et selles loogikas, või Isamaa peab oma sõna, ma ütlen niimoodi, kui te mõtlesite seda küsimust, eks ole. Et ka Jevgeni Ossinovski linnavalitsuses, mäletate, Kristen Michal ütles, et Ossinovski on juhina läbi kukkunud. Lavly Perling ütles, et Ossinovski on juhina läbi kukkunud. Urmas Reinsalu ütles, et Ossinovski on juhina? Ei, me ei võtnud nii dramaatilist diagnoosi, sellepärast, et me hindasime ka objektiivselt, et igal ka konfliktil on mitu osapoolt, et kunagi ükski tüli ei kasva välja ka ainult ühepoolsest suutmatusest või tegevusetusest. Me nii karmi ja radikaalset hinnangut ei andnud. Ja me selles loogikas, aga me jäime lojaalseks sellele küll vähemuskoalitsioonile ja panustasime heauskselt nendesse kokkulepetesse, mida me olime teinud. Ja et me eeldame, et meil õnnestub formeerida läbirääkimiste teel koalitsioon, mis toimib 4 aastat, sellel on oma vastastikuse usalduse element loomulikult linna praktilise juhtimise puhul ja ka nende kokkulepete puhul ja niimoodi me liigume samm-sammult. Te olete siin korduvalt intervjuu jooksul maininud juba seda suvist fiasko, et lähme siis selle sama teema juurde ka korraks. Kas eelmise pealinna koalitsioonivõimu ajal läks linna juhtimine nii-öelda käest ära? Tõtt öelda, jah, see ei ole mingi saladus, seda ju kogu Eesti rahvas naeris, mitte ainult Tallinna rahvas, vaid me tehti palju nalja ka Pärtel-Peeter Pere, kui ta läks Tallinnast ära, ütles, et või Tallinna linnavõimult ära, ütles, et kõik erakonnad feilisid, kõik me vedasime inimesi alt. Aga see ei ole ka küps järeldus, et ühelt poolt ei ole küps järeldus, et see on fatalistlik järeldus, et mitte midagi ei ole võimalik muuta, kõik laguneb ja kõik kaob. Nii inimesed ootavad ikka poliitikutelt nagu vedamist, ootavad ka lahendusi. Teine küsimus, aga Perel oli osaliselt õigus teise elemendina, et lihtsalt selline nelikliit oli liiga suurte vastandlike poliitiliste seisukohtade ühisosa, mis ei hakanud tööle. Sest vaadake, meil
selle uue võimaliku nelikliidu puhul oli tegelikkuses, me nägime pärast analüüsi ja kõigil on parteidel on oma erinevad seisukohad ja ma ei heida kellelegi midagi ette. Olid neid vastanduvaid elemente palju rohkem. Üks tahtis tasuta ühistranspordit kaotada, teine tahtis seda säilitada, üks tahtis universaaltoetused nagu matusetoetus ja sünnitoetus ja ranitsatoetuse kaotada, teine tahtis neid suurendada, üks tahtis olemasolevad universaaltoetused kaotada, teine tahtis hoopis uusi universaaltoetusi juurde tuua. Ehk siis kõlab nagu lõputu köievedu. Täpselt. Ja meie mure tekkis tegeliku sisulise kvaliteedi mõttes selles, et kui kõik on vastanduvad positsioonid, siis on võimalik küll formaalselt niisugune võimuliit kokku panna, aga siis on nagu me koolitundidest mälendame, kõik numbrid taandatakse maha ja jääb järgi 0. Aga see 0 tähendab tegelikult seisakut ja minu küsimus on, kas mõistlik oleks panustada praegu sellesse, et meil on 0 ehk tegelikult paneme ka linna seisakule olukorras, kus peaminister on deklareerinud sisuliselt ja andnud signaali, et ka riigi juhtimine on pandud seisakusse. Eesti ei tohi kaotada aega ja me peame tegutsema nende tööriistadega, mis meile täna Eesti inimeste lootusega ka alternatiivi jaoks on antud. Kas tegelikult himustaksite ikkagi ise Tallinna linnapea kohta? Millest selline otsus, et tegemist ei tohiks olla poliitikuga, et kõlab vaid ettekäändana juba välja valitud kandidaadile siis tee sillutamiseks? Teate, ka see oli väga, ma möönan, see on tavatu käik Eesti poliitikas, kus on niisugune harjutud niisuguste ametikohtade pigem niisugune ringmängu nägema. No eks ole, ministriametites on ju võetud väljaspoolt erakonda ikkagi mingisugused eksperte. Ja vahel on need olnud edukamad, vahel siis ütleme rohkem ühiskonnas küsimusi tekitavad. Aga seal oli oma loogika. Isamaa ei võitnud neid valimisi. Kui Isamaa esindaja nii-öelda siis, kes oli valimistel osales, oleks olnud linnapea kandidaat selles esimeses perioodis, ei oleks see olnud ka valijate mõttes nagu aus. Teiselt poolt ka Keskerakond ei saanud absoluutselt enamust. Järelikult oli vajalik kokkuleppe ja selles vaimus me pakkusime välja selle kokkuleppe lähtekoha, et tekitada juurde sellest kokkuleppest lisaväärtust, sest linna juhtimine, mis ma viimasel ajal näen, on tegelikult liialt politiseeritud. Mis ei tähenda seda, et Isamaa kandidaat sellesse ametisse, meil oma shortlisti paneme paika ja kui aeg on küps, me kindlasti informeerime siis loomulikult põhjalikult ka nendest otsustest linnarahvast, et meil on liiga politiseeritud see teema, loomulikult see linnapea kandidaat, kelle Isamaa välja pakub, saab olema poliitse vastutusega, ta on Isamaa esindaja, ta kannab vastutust Isamaa poliitikast, Isamaa kannab tema tegustest juhine vastutust poliitses ametis, kuid meil kõik linna tehnilised küsimused, vaadake suvest, pargipinkide paiguldamine, välikäimlate paigutamine, muruniitmine, muutusid partei poliitiliseks ideoloogiliseks teemaks, liiklusmärkide küsimused. Selles on oma tegelikult ju naeruväärsust. Selles on, ja nüüd tuleb need asjad veidike lasta seda tossu välja, seda nii-öelda liigset parteistavat niisugust käsitlust välja ja ma arvan, et see võimalus on personaalia osas pakub seda ja teiseks ulatusliku juhtimiskogemuse inimene, selles saginas, mis meil on siin olnud. Ma arvan, on ka võimalus nii-öelda täiskasvanulikult tekitada täiendavat usaldust, mis puudutab dialoogi ettevõtjatega, ettevõtlusorganisatsioonidega, investoritega, anda signaal, et nüüd liigume edasi veenvamal, usalduslikuval, prognoositaval juhtimiskäekirjas, mis loodetavasti tekitab ka usaldust praeguses väga raskes majanduslikus keskkonnas ja ebastabiilses majanduskeskkonnas valitsuse poliitilise agenda tõttu. Mulle meeldis, kuidas te hiilisite vastusest või sellest esialgsest küsimusest kõrvale. Kas te tegelikult imustaksite ikkagi ise Tallinna linnapea kohta? Ei või ja? Ma arvan, et see on, nii ei saa vastata sellele, sellepärast, et ma olin Isamaa linnapea kandidaat, Tallinna linnarahvas. Kas teile meeldiks olla Tallinna linnapea? Mitte ei meeldinud, ma olin valmis sellesse ametisse asuma, aga valijad andsid oma signaali ja valijate signaali tuleb osata tõlgendada ja mõtestada. Ja me tegime seda, me arutasime läbi võimaliku nüüd koalitsioonipartneri Keskerakonnaga, tegime oma ettepaneku, kuidas see küsimus lahendada ja kuidas tekitada juurde lisaväärtust ja see on see tulemus, et ametikohad on, kui need ametikohad täidetakse, aga me peame arvestama sellega, et need järeldused ka valijate inimeste ootustest peavad olema siis sellise kvaliteediga, et nad loovad uusi tulemusi ja annavad uusi võimalusi. Kas teil on ka mingeid hirme Tallinnas Keskerakonnaga võimuliidu moodustamise osas? Hirm on vale sõna. Ega me tegelikult on ju selge see, et paljudel heausetel inimestel on tõsiseid küsimusi ja muret. Mis puudutab seda, et kas me ka nende varem linnajuhtimise juures olnud vigade juurde naaseme, mis puudutab siis
ausa linnajuhtimist, ütleme siis korruptsiooniprobleemi, mis puudutab probleeme, kus on antud valesid väärtussignaale minevikus, eks ole. Ja ma arvan, et sellest me kindlasti oleme kõnelenud ausalt. Täiesti avameelselt kirjeldanud ära ka paljude inimeste nõutust, mis ka valimiskampaanias esile kerkis. Ja me oleme seda öelnud ka ausalt välja, et me ei lähe koalitsiooniga hinna eest. Et on olemas teatud piir, latt, eks ole, millest kumbki partner ei tohi alt läbi joosta. Ja selle nimel tuleb olla valmis pingutama. Nii et siin on küsimus hirmudes, siin on küsimus, et seni tehtust, nii vigadest kui ka hästi tehtust tuleb osata õppimisvõimeline. Et meil väga suur probleem on praegu Eesti poliitikas, me näeme riigi juhtimises, et ei suudeta õppida, targemana oleks õppida teiste vigadest, aga kõige hullem on, kui isegi oma vigadest ei olda võimelised õppima. Urmas Reinsalu, ma tänan teid nende vastuste eest ja edu siis Võimuliidu moodustamise juures ja tees otsuseid, mis eeskätt siiski teeniksid rahva huve. Aitäh, see on väga oluline sõnum. Nüüd aga liigume pildiga Tallinna tänavatele, kus uurisime rahvalt, kas nende majanduslik toimetulek on viimaste aastatega muutunud kehvemaks. Kas te tunnetate, et majanduslik toimetulek on viimastel aastatel keerulisemaks muutunud? Eks ta natuke ikka ole. On. Ei ole. On. Ei ole mul küll ei. Natuke jah. Ma jäin pensionile nüüd, eks selles mõttes, aga ma oskan omadega välja ikkagi tulla. Eks poes on muidugi kõik kallimaks läinud, seda teavad ju kõik, aga kõiki asju ei ole pensionäril enam vaja ka. Aga kus te tunnetate seda, et hinnad on läinud kallimaks? On need teenused, on see poes toiduhinnad või kus? Kõik on läinud kallimaks. Ma arvan, et kõik. Poes tunnen. Ei poes käiguga selgub see asi. Aga kui on natukene kogutud raha ette, siis tuleb toimima ja praegu aga. Olete pidanud millestki seetõttu loobuma ka, mida varasemalt endale lubasite? Restoranides käimine. On ära jäänud täiesti? No mitte täiesti, aga vähem. Võib-olla tuleb valida, mida poest osta. No mis esimese asjana pähe tuleb, mida endale enam lubada ei saa, aga varasemalt kogu aeg lubasite? Ei oskagi öelda praegust, aga mõtlen, et võib-olla liha hind on läinud kõrgemaks. Et tuleb natukene mitte nii kvaliteetset liha osta. No võib-olla kala. Ja forellid ja lõhed ja värgid, et need on ikka kallimaks läinud ja. Poodides on kõik kallim, kindlasti. Tuleb rohkem planeerida enne, kui lähete ostlema? Jah. Eks ikka tuleb planeerida, aga siis jääb kõigeks muuks ka raha. Saab lubada endale kõike, mida soovite? Kõike ei saa kunagi lubada, aga ei saa hakkama. No kas poekette, kus käite ostlemas, tuleb hoolega valida, on teil mingisugune lemmik välja kujunenud? Ega ei ole, mõned lemmikud, aga ei kõigis ma küll ei käi. Pakkumiste järgi ei käi ostlemas? Arva. Sooduspakkumisi valin. Ja käin, kus on odavam. Nii et jälgite kampaaniaid? Pigem mitte, aga lihtsalt Lidlis käin, seal on odavam. Kokku see ost. Olen jääkas inimene juba 87 aastane, aga ma saan hakkama omaga. Ja ühesõnaga pead ise mõtlema ka, mida süüa ja mida selga panna. Riietega ei ole probleemi, sellepärast, et need on juba selle aja jooksul on kogutud küll ja küll. Nii et kõik on hästi, kui ilusti enda raha asju planeerida? Kõik on normaalne. Poes saate lubada, mida soovite? Täpselt, ma ei vaata, mis on kallis. Kui on vaja ostada. Et kui tarbimine läbi mõelda, siis saab hakkama? Jah, aga üldiselt need, kes väga virisevad, ma ei saa nendest aru ikkagi. Jah, raske on, aga ega see virisemine ka ei aita midagi. Et inimene peaks aru saama, et midagi oma elustiilis muutma.
Nädal tagasi raputas Eestit koletu mõrv Raasikul, mille panid toime 3 alaealist noormeest vanuses 14–17. Juhtum olevat sedavõrd jahmatav, et võttis sõnatuks ka kogenud politseitöötajad. Kuidas antud juhtum kohapealset kogukonda mõjutas ning miks kohalike hinnangul asjad sedasi arenesid, käis uurimas Õhtulehe ajakirjanik Kristjan Väli, kes on mul ka saatekülaline. Tervist! Tere! No see oli tõesti nädal aega tagasi selline juhtum, et kui sellest lehed kirjutama hakkasid, siis ma arvan, et ei olnud ühtegi inimest, kes ei olnud sellest juhtumist jahmunud olnud. Et kui sa sinna Raasikule läksid, et kuidas need kohapealsed emotsioonid siis olid? No paljud ei olnud veel sellest tollel hetkel kuulnudki, et see info nagu sellel samal päeval liikuski põhimõtteliselt hästi kiiresti, et kuna ma läksingi sinna sisuliselt tund aega pärast seda, kui politsei selle teate välja saatis, siis mina olin ise nagu paljudele tegelikult nagu see sõnumitooja. Šokeerivalt, loomulikult, et kõik inimesed, kellega ma kokku puutusin, teadsid ohvrit näo järgi. Ohvriks oli siis 42-aastane Rene. Jah, kes siis mõned päevad varem oli teadmata kadunuks jäänud, ja siis leitigi ta hiljem siis vihjete kaudu siis ja sealt edasi juba siis tulid ka poiste kinnipidamine. No kuidas kohalikud Renet kirjeldasid? Mis inimesega oli tegemist? No Rene oli selline kohalik nagu väike maskott, et tema lihtsalt kõik teadsid ta näo järgi, ta suurt teistega nagu niimoodi ei rääkinud, teisi ei kõnetanud, et temale meeldis niisama niimoodi jalutada seal aleviku vahel ja lihtsalt nagu jälgida asju. Tihtilugu oli ta siis kohaliku kaupluse ees ka, kus ta siis lihtsalt seisis ja uudistas siis nagu inimesi, kes seal nagu autodega käisid poes ja suht niimoodi enamik siis inimesi teadsidki teda. Nii et sinu kogutud info põhjal ta tõenäoliselt ise mingisugune tülinorija ei olnud, et sedasi konflikti sattuda? Ei, et tema ei olnud kunagi mingisugust silma paistnud, et ta oleks ise, ta isegi ei, ta ei kõnetanud nagu teisi inimesi niimoodi, et ei. No mõrv kui selline on jahmatav nii ehk naa, kui see kuskil juhtub, aga kui selle panevad toime alaealised, siis sedavõrd jahmatavam on see juhtum. Et kas ka nende poiste kohta on midagi teada, mingisugust tausta, millistest peredest nad pärit olid, kas nad olid varem juba põhjustanud mingisugust pahandust seal Raasiku vahel? Tegelikult ei ole, sellepärast, et kuna nad on alaealised, siis nii-öelda hästi kiivalt ka politsei seda infot nii-öelda ei väljasta ja mis puudutab siis ka kohalikku kogukonda, siis see ikkagi nagu see poiste nagu olemus ja sellest on niimoodi ainult selliseid linnalegende ja selliseid, ma arvan, tasemel juttu, mis mida meil laiemalt levitada ei ole siin mõtet siis? Mida ei ole laiemalt levitada mõtet ja see on mingisugune selline stereotüüpiline arusaam ka alati, et peab olema mingisugune probleemne või mida nagu eeldatakse, aga me ei saa nagu eeldada ja ajalugu on tegelikult näidanud ka seda, et juhtumite puhul ei ole kaugeltki see alati niimoodi, et mingi probleemsed taustad ja et need põhjuseid võib olla hoopis teisi? Jah, et see on alati hästi nagu erinevad, et me ei saa nagu mingisugust statistiliselt niimoodi öelda, et no kuna juurdlus käib, siis väga palju selle juhtumi kohta ei ole politsei detaile avaldanud, aga me teame seda, et kuritöö vist filmiti ka üles, nagu ka Pärnumaal juhtunu puhul. Jah, taas kord on sellest pildi ja foto ja videomaterjali, et mis siis osaliselt on ka siis kohalike noorte seas mingil hetkel natuke liikus, aga mitte sellisel tasemel nagu siis 2024 Pärnu juhtumi puhul, kus see siis loetud tundidega oli siis väga nagu laia nagu vaatajaskonnani jõudnud, et sellist nagu sellel puhul ei olnud, et politsei ja siis kohalike sotsiaaltöötajate ja ma päris täpselt tea, kuidas, aga põhimõtteliselt see video saad hästi kiiresti maha ja et selle levik ei olnud lai, aga Pärnu juhtumi puhul oli see hästi lai, et niimoodi, et paar päeva hiljem olid ikkagi tuhanded seda näinud. No sa oled ise suhelnud siin kindlasti ka politseiga antud teemal, et millised need järeldused on, et miks
meie ühiskond on jõudnud sinna maale, kus ta on jõudnud, et tõepoolest neid alaealistega või väga verinoortega selliseid toime pandud mõrvasid või verinoorte poolt toime pandud mõrvasid on olnud mitmeid viimastel aastatel? No ma selle juhtumi puhul ei ole nagu sellist teoreetilist siukset küsimust tõstatanud või arutlenud seda niimoodi politseiga, aga varasemate juhtumite puhul ikkagi on ka see natuke võib-olla juba nagu olnud teemas. No seal ei ole tegelikult mingisugust head nii-öelda põhjust, eks see on nagu segu mitmetest asjadest, kuid ma tuletan meelde, et paraku on alaealiste kuritegevus, raske kuritegevus olnud alati ja kui vaadata ikkagi seda statistikat, siis see on tegelikult alla läinud, et kas või 10 aasta tagusega võrreldes, et sellised koledad alaealist toime pandud tapmised on olnud ka enne Pärnut ja lihtsalt mida vähem neid on, seda rohkem need paistavad silma. Räägime siinkohal natukene ka sellest ajakirjaniku tööst, nagu sa ise ütlesid, siis sa olid Raasikul paljudele inimestele nii-öelda sõnumi viia või sõnumi tooja, et kes sellest juhtumist rääkis ja kelle kaudu nad teada said, et selline asi aset leidis. Et kuidas ajakirjanikul on üldse sellist tööd tegelikult teha, et kui on just nimelt tegemist mõrvaga või sellise traagilise sündmusega, et minna sinna koha peale neid inimesi intervjueerida, et ma tean, et ühiskond tihti näitab just kui näpuga ajakirjanikele ja ütleb, et te olete nagu raisakotkad, et käite sealt nagu infot välja kaevamas siis, kui teistel on raske, aga tegelikult on raske ju ka ajakirjanikul. Jah, see ongi väga selline nii-öelda keeruline olukord, sellepärast, et otse loomulikult tuleb nagu mõelda ajakirjanduse eetika peale laiemalt, aga ka enda nagu sellise heaolu pärast, et aga minu puhul on see, et lihtsalt ma kuidagi pika staaži pealt nagu oskan ennast mingil määral nagu distantseerida sellest olukorrast ja ikkagi ka nagu kui ma pöördun inimeste poole, siis ma kas ma ütlen, oskan nagu sõnastada asju niimoodi, et neil endal on kergem mõista mind ja mul endal on kergem nagu nende poole pöörduda. Ehk siis sellist, et ajakirjaniku aastate jooksul tekkinud mingisugused nipid või see nagu teeb seda olukorda vähe paremaks. Aga ma usun küll jah, et kui ütleme noore ajakirjanikul sellises üldse nagu raskete kuritegudega juhtumite puhul, kus on väiksed kogukonnad, et see on jah, keeruline. Aga oskad sa ennast piisavalt hästi distantseerida, et koju kaasa seda emotsiooni õhtul ei vii? No ikka mingil määral mõtisklen eriti siis, kuidas ma ütlen, siis kui on lapsed on asjaosalised, kas siis nagu ohvrid või siis toimepanijad, et siis ikka mingil määral ma mõtlen. Aga enamasti jah, ma üritan mitte nagu. Aga mis sellest konkreetsest juhtumist nüüd edasi saab, et praegu on käimas juurdlus ja kas tõenäoliselt mõistetakse nende üle kohut ikkagi kui alaealiste üle, et kedagi seal täiskasvanuna arvele ei võeta? Olgu see kuritegu nii õhker kui tahes? Jah, et eks praegu on ekspertiisid ja eeldatavasti tavaliselt sellised juhtumid hästi kiiresti jõuavad ka kohtusse. Ehk siis see süsteem on niimoodi üles ehitatud, et need lapsed nagu saaks hästi kiiresti siis karistuse kätte ja siis hakata juba nendega tegelema, sotsiaalprogrammid, kõik asjad. Et ma eeldan, et ka nüüd lähikuude jooksul juba siis esitatakse neile süüdistus ja siis juba järgneb ka kohtupidamine. Et milline see kohtupidamine saab olema, kui avalik see saab olema, no seda ma sellel korral nagu ei oska üldse nagu arvata, et Pärnu juhul ikkagi oli avalik. Kristjan, ma tänan sind selle kommentaari eest. Aitäh!